Ma olen vahetevahel mõtisklenud selle üle, et huvitav, kumbasid mehi on rohkem, kas neid, kellele meeldib vabadel hetkedel teha metallitööd või neid, kellel puidutööd. Minul isiklikult meeldib rohkem teha puidutööd ja ma usun, et taolisi mehi on rohkem, sellepärast et puit ta allub meie tahtmisele natukene lihtsamini kui metall ja seepärast meie meistrinurgad saavad alati alguse siit puumarketist ja täna on mul mõte, sellest ma räägin hiljem, aga selle mõtte elluviimiseks ma vajaksin höövelmaterjali, prillid ette ja ilmselt see materjal on siis 18x45, siis võtaksime siit veel 18x95 ja põhimõtteliselt läheb mul vaja ka 18x145, ma eelistaksin 21x145, aga siin on tegemist peensaetud lauaga. Ei, ma võtan selle ja me saame sellest peensaetud poolest ka kuidagi moodi üle. Kui materjal käes, siis võib tööle asuda, aga nagu te näete, siis telesaate tootmise eripäraks on see, et kuna see tööprotsess on suhteliselt pikk, siis vahepeal ma olen juba jõudnud kätel käia lasta ja mul on tool oma algvariandis või mõnes mõttes vahestaadiumis on olemas. Me räägime ära, kuidas ühte või teist protsessi tehakse, aga kõigepealt räägiksin mõttest. Et minu käest on tihtipeale küsitud, kust need mõtted tekivad. Tegelikult tänapäeval on see asi ju hästi lihtne. Meil on olemas internet ja minu jaoks tekivad mõtted sellisest toredast keskkonnast, nagu on Pinterest. Mul on üks selline kataloogi lahter nagu väike vormid ja kui ma plaanisin seda nii-öelda tooli lugu, mul oli teemaks, et võiks teha ühe sellise mitmefunktsionaalse tooli ja jäin siis sellise lapatava tooli juurde, mis istumisvariandis näeb välja selline ja oma trepivariandis ehk siis väikse redeli variandis näeb välja selline. Kõigepealt ma tahaksin teile näidata, kuidas said kokku need kolmnurksed jalad. Tundub nagu lihtne, kuid tegelikult nikerdamist on üksjagu palju, et nad 2 tükki oleksid veel täpselt sarnased ka. Kokkupanekuks mul on siin laua peal koostatud selline rakis, siin on kaugusmõõdud peal ja ma teen esimese lõike ära. See tagumine osa kipub nüüd ära kukkuma. Nii, suurepärane. Ja kaldenurgad selle töö puhul on 12 kraadi. Ja teeme, kuna näete, siia jäi nüüd üks selline must oks, siis ma teen siin otsas, puhtamas otsas nii puhta või nii minimaalse lõike, kui ma vähegi saan, et ehk ma saan sellest tükist kätte. Ja võtan kaldet ka kohe seda pidi, et kuna nad on ühte pidised. Nii, ja pikkus oli meil 447 nii-öelda teravamast tipust lamedamasse külge, teisel pool 447, selle mõõtmine on nüüd üsna keerukas, aga ma saan ta peale. Ja nüüd läheb asi mõnevõrra siis nii-öelda lõbusaks. Nimelt tuleb meil see kolmnurk siin kokku panna ja ta peaks nagu öelda hästi sobima ka. Panen pikema otsa praegu siia, antud juhul. Ja ei tasu kunagi tükke ära visata, neid võib vaja minna, meil on siia otsa alla tuge vaja. Ja et tool korralikult püsima jääks, siis ta peab olema väga konkreetselt paika pandud ja kui joonis on õige, siis need tipud peavad kokku minema. Aga nagu näete, mul on alt märkides, aga ma pean siin üleval veel sobitama. Joonis on õige, aga võib-olla saab kuskil teeb väikese vimka sisse ja lihtsalt
pisut tuleb nagu sobitada, aga paneme siia ühenduskohta ka grammikese liivi vahele. Ja tegemist on siis B3 klassi liimiga, niiskuskindel liim. Ja nüüd on järgmine teema, paneme küll liimi vahele, aga liim vajab alati mingisugust survet ja tavaliselt olen ma teinud seda niimoodi, et ma panen see paika ja panen kas spitskruviga kinni või panen tavalise kruviga kinni, aga selle tooli jaoks eestööd tehes tegelikult ma avastasin enda jaoks naelapüssi, liistunaelapüssi head omadused. Nii paneme siia paar täpukest liimi ja nagu oli meil eelmine kord juba ütelus, et nael on see, mis ligi veab ja liim on see, mis kinni peab. Nii et kasutame kahte asja kombinatsioonis. Ülevalt on nurgad õiged, alt on asjad paigas. Nii, võtame siit naelad ilusti sisse. Ja see naeltega fikseerimine tuleb minu meelest suurepäraselt hästi välja ja paneme ta mõne väikse naelaga kinni. Ja selliselt see asi siis käib. Kõigepealt koostage mingid rakised, et teil asjad korralikult paigas püsivad, et need saavad ühesugused. See on nagu kõige tähtsam. Ja kontrollida veel, kas on jalgade vahe ühesugune, praegu veel kannatab liigutada. See on naela üks hea omadus, veel ma tahtsin seda ka rõhutada, et liistunael on suhteliselt peenike ja pehme ning meil on võimalik neid olukordi veel kergelt muuta. Ja nüüd, kui pöörame pilgu siis siia tooli juurde, siis oleme siin nüüd nii kaugele jõudnud, et tegelikult on kogu see asi meil liistunaelte peal koos. Nüüd ma võin ära võtta ka need 2 spitskruvi. Mul on veel paigaldamata hing, mis hoiab neid 2 detaili poolt koos ja tööhetk on saabunud. Ma vaatan, kas see asi üldse oma mõõtudelt koos istub sellisena, nagu kavandatud on. Ei ühtegi paha sõna. Kergelt surves, aga see on igati loomulik. Ja nüüd mul tuleb need asjad fikseerida jälle. Panen taas siia midagi toeks alla ja paneme ka pitskruvi veel kord paika, et saaks kinnitada hinged. Nii, ma usun, et latting on siin kahe vahel nüüd kõige parem ühendushing ja lattingi puhul ka, nagu näete, natuke kõver on mul see asi. Taaskasutus ja miks mitte, seepärast kui vana mööblit lammutage, siis võtke ikka neid tükke ära, mida saaks uuesti kasutada. Kruvid ma võtsin 3x20, ütleme need, mis mul riiulis on, ma spetsiaalselt kruvisid ei toonud siin ja kuna lattingel on selline asi, et 2 kruvi on oma peadega vastamisi, siis alati proovige, et ega need liiga suured need pead ei ole, et pange need asjad niimoodi kokku ja et kas see kruvi istub siia versengi sisse ära. No tundub, et praegu ta pingesse ei jää. Pisut ta on küll üle hingeserva, aga vaatame. Ma usun, selle me elame üle. Ja 30 milli piisav pikkus ka, et seda asja kinni hoida. See oht on siin olemas, et kui puidukiud satuvad sinna kruvi minekule ette, see tumedam joon, see tähendab sügispuit on nagu niivõrd tugev, ta keerab kruvi viltu ja kui see kruvi kergelt viltu sisse läheb, siis see pea hakkab siit ka nagu halvasti turritama. Aga seepärast hoidke ja fikseerige, miks minagi siin nagu kätt tahtsin vabaks saada, kasutasin lisaks pitskruvi, et ma saan need kruvid fikseerida ja hoida kinni keeramise hetkel, et nad ei vajuks kuskile siia ja sinna poole, et ei läheks pool viltu sisse, et siis kogu see kruvimäng jääb nagu täpsemini ja tugevamini pidama. Pitsid pealt maha. Ma ütleks, et on suurepärane. Et põhimõtteliselt võib ju lugeda väikeseks veaks, et
mul kuskil mingi väike paigaldus viga olenemata suurest sättimisest siin tekkis, et see tagumine laud on meil kergelt viltu, kuid istumise mugavuse seisukoha pealt ma ütleksin, see on plusspoole peale kirjutatav asi. Mõned asjad veel liiguvad, kuna need naelad ei hoia tugevasti kinni ja igas ühenduses siia otsaühenduse vahele liimi panemine oleks täiesti mõttetu töö olnud. Ja treppredelina ta töötab, see läheb siia paika ja see kannatab astuda. Nii et need on korras, jäänud on kõige põnevam selle asja juures, see on viimistlemine, värvimine. Värvitooni ma muuseas valisin peaaegu täpselt sellise sama, nagu oli seal Pinterestis, nii et mul on värv toodud, kuhu ma ta nüüd panin. Aha, siin on toonimismärk küljes, see on see värv. Ja näete, tal on isegi kiri peal, et ta on nagu uus toode ja soovitatav väga hea tulemuse saavutamiseks. Nii et ma loodan, et minu valik oli suurepärane. Alpina bränd on see värv ja see värv peaks olema küllaltki kriimustuskindel ja mis kõige tähtsam selliste tööde puhul, ta on hästi tasanduv. See tähendab, et kui ma ta siia pinna peale kannan, siis põhimõtteliselt pintsli jälgi meil ei tohiks näha jääda. Nii. Ja täpselt selline ta on, niisugune kergelt rohekas värvitoon ja kuna siin need tööd hakkavad olema niisuguste väikeste vahedega, siis minu pintslipargis on üks hästi huvitav pintsel. Näete, tal on karp siin ümber ja see ei ole mitte müügipakend ainult, vaid kui me siin tõsisemalt vaatame siin peal, näete, siin on kasutamisjuhend ka, ja see pakend võimaldab pintslit hoida siin nii-öelda värvisena. Me ei pea teda puhtaks vahepeal pesema, nii et ta ka ära ei kuiva. Me räägime just veepõhistest värvidest. 72 tundi, mis on tegelikult värvi kuivamiseks siin pinna peal täiesti piisav. Me saame üle värvida ja näete, siin on isegi tihend servas, niisugune kummias tihend, et õhk siia sisse ei pääse ja värv on õhukindlalt suletud. Teeme siia värviproovi siis ära, mis on selliste asjade puhul võivad olla probleemiks. See on see, et kui meil on mingid oksakohad või mingid muljumise kohad, nagu siin see naela tõmbamise kõigi kippusid need muljumise kohad sisse tulema, siis kui nad ennem värvimata ja viimistlemata puidupinnal ei olnud praktiliselt üldse näha, siis nüüd, kui me üle värvime, siis iga väike grammikene tuleb välja. Nii et olge valmis selliseks natukene mitte siledaks, ülisiledaks laki või poliestri pinnaks, vaid ikkagi selline loomulik puidutekstuur paistab meil alt läbi. On üks asi, mida mina pean nii-öelda väga oluliseks niisuguse töö juures. Näete, siin on praegu see latting. Täiesti vabalt ma võiksin ta üle värvida, mitte midagi ei juhtu värvimise seisukohalt. Aga kui hiljem vaadelda seda tooli, siis kui meil on metalldetailid värvitud, siis on see üks väike ebakorrektsuse märk. Kui ma hiljem värvima nüüd hakkan ja see värvimisjärjega siiani jõuan, siis ma katan selle hingeteibiga. Et see hing jääb puhtaks, samamoodi jäävad puhtaks need kruvipead, mis me siis hiljem sisse keerame. Kui nad on korralikult mõõdu järgi oma koha peal, siis see on üks korrektse töö näite või näidis või olemus, mis tegelikult kompenseerib võib-olla ka selle kergelt lainelise värvipinna.